Tere hommikust, hakkame pihta, huvitav nädal oli, raske nädal, dollar kaotas oma sära, Prantsusmaa oli esilehel ja sellestki tuleb täna juttu. Niisiis, Prantsusmaal nagu oodati, Macron võitis, ehk siis Euroopa Liiduga ei juhtu mitte midagi, oht on kadunud. Ja vaatame siis eurot, alustame euroga. Siis siin on raske selline liikumine, siis raske siin natukene seda analüüsi teha, et siis detsembris alates hakkas pihta meil korrektsioon. Samas, kui nüüd seda vaadata, ma panin niimoodi, et siis see osa mul on esimene jalg, see siin, siis on selline ülemineku osa ja siis siin veel. Ja siis alternatiiv tuli välja, neljapäeval, kui ma neid laineid välja panin, siis oligi niimoodi, et siin tekkis selline kolmnurk ja kui kolmnurk lõppes ära, alternatiiv hakkas mängu ja siis lendas siia üles see asi. Nii, nüüd siis küsimus, kaua see kogu see lugu siin korrekteerub veel, et millal nüüd siis see normaalne langev trend hakkab pihta, et millal juhtub see liikumine siia alla, et see on nii kaua oodata, aina korrekteerub ja korrekteerub, aina läheb üles ja üles. Raske küsimus, et dollaril on enam-vähem, NFP oli väga hea tegelikult, ainuke asi, palgad ei kasvanud nii nagu tahti, aga noh, see eriti oluline ei ole. FOMS oli ka paigas, et midagi sellest istungist oodata ei olnud, nii et tegelikult kogu lugu oli siis seotud ainult Prantsusmaa valimistega. Nüüd selline lugu, et vaata, ta siin meil tegi selliseid korrektsioonilisi liikumisi, siis oli see pikaajaline selline kolmnurk, millest me nüüd väljusime, et kui nüüd need liiklid vaadata, et nüüd on vaja avada natukene suuremat timeframe'i selleks, et üldse aru saada, et mis siin toimuma hakkab. Kuna siis minu märgistuse järgi see 4. suur laine lõppes ära selle koha peal, siis ja siit hakkas pihta see 5. allapoole, siis siin selline lugu, et esimene selline ohukoht ongi see 1.12.20, et see on selline esimene ohukoht, kui nüüd sellest asi proovib üle minna, siis kogu see liikumine alla, see trend alla on siis suures ohus. Ehk siis võib tekkida selline olukord, kus 1.03 jääbki tegelikult trendi lõpuks ja siit tegelikult hakkab uus selline eurotõus. Tõenäosus on kuidagi ebareaalne praegult minu nägemuses, kuna ikkagi kõik need Euroopa probleemid, mis on, ega need kuhugi ära ei ole kadunud. Et kui nüüd võrrelda 2 majandust, siis ühel läheb okei, teisel läheb halvasti. Ehk siis praegune positiivsus on seotud ainult Prantsusmaa valimistega. Ainult sellega on siis seotud see rünnak siia ülespoole. Samas see rünnak oli siin, vaata, ühe kuuga 500 pippi tegelikult päris palju, et see peaaegu 5% langus dollaris oli. Nii et ma ikkagi ootan siin, kui nüüd seda võrku peale tõmmata, see Fibonacci võrk, teen praegu selle asja väiksemaks, kui nüüd ikkagi võrku peale tõmmata ja võtta seda siis niimoodi, siis veel midagi on siin oodata, et 1.10.50 võib-olla tuleb ära. Aga pärast seda ikkagi on oodata seda liikumist siia allapoole, see on päevagraafiku peal.
Praegult need, kes kauplevad, kes panid euro kasvu peale, Macroni võidu peale ehk lootsid siin pühapäeval midagi osta, siis tegelikult, nagu te ise näete, Macroni võidu peal otse loomulikult kasvu ei tulnud. Tuli langus 64 pippi. Miks? Sest kogenumad kauplejad juba teavad, vaata, kogu asi oli juba siin tehtud ära, 120 pipilise käpiga oli tehtud ära. Nii et siin oli juba fakt, et jah, et kõik on selge ja Macron võitis ja selle peal tegelikult fikseeriti positsioone ja suur oht on täna selline ja homme, et tegelikult seda kasvu juba ei tule, kuna kogu kasv oli juba toimunud enne. Nagu te teate, kui on suur sündmus, siis kogu kasv või liikumine toimub enne seda suurt uudist. Nii et siin kaubelda ülespoole on praegult väga-väga ohtlik ja sellepärast ma arvan, et siin tuleb profit taking 1-2 päeva. See on palju loogiline liikumine, et 1-2 päeva siis profit taking, mis tähendab, et see suund liigub siia allapoole ja võib-olla liigub see 1.09 peale selle diapasooni sisse, et ma arvan, et see 1.09 tsoon umbes siia kanti võiks küll liikuda. Et kuna see liikumine siin oli mega suur, siis siin rahulikult võib ta siin korrektsiooni teha 100 pippi. Vot selline on minu mõte, et just siin kell 9, mis ta siin hakkas pihta, et praegult eurooplased tulevad ka. Ma arvan, et nemad ka hakkavad fikseerima, sest tegelikult vaata, positsioon läks kinni 1.09.10 siin reedel, siis täpselt enne Euroopa avamist anti see 1.09.96 ehk siis sama hind, mis oli reedel kinni pandud, siis selle koha peal, siis siit võiks lühikeseks minna ja koos suurte mängijatega, siis meil ei ole mingit profit taking, meil on lihtsalt sisepäevane tehing siin ja ma arvan, et siit võiks minna rahulikult allapoole. Samas see struktuur siin ülesse, ise näete, on kolmelaineline, mis ise viidab selle peale, et see oli korrektsioon sellele liikumisele, nii et nüüd on oodata seda minekut siia allapoole, et siis avame seda väiksemal timeframe'i peal ja vaatame siin ka, vaata, 1, 2, siis siin 3, 4 ja 5, et siis ilusad sellised liikumised. See on korrektsiooniline liikumine, see on sama, ehk siis väiksemal timeframe'i peal. Kogu see asi on tegelikult korrektsioon ja kui nüüd siia seda paika panna, tehti ilusa 61% korrektsiooni, ehk siis mis minu soovitus on 5 minut, seda juhtub harva, aga miks mitte proovida siin kaubelda seda asja M5 peal, ehk siis väiksed stop lossid ja võib-olla suuremad take profitid, ehk siis kui ta nüüd praegu on veel ilusas sellises tsoonis, kus saab proovida, siis isegi ma arvan, sest see stop loss võiks olla lihtsalt 1.10 näiteks see koht. Isegi kõrge, et see on isegi kõrge, ehk siis 1.10, 1.10.05, isegi siia alla, et see oleks paras koht. Ja ma arvan, et ilusti võiks siin see langus tulla. Miks ma ootan seda langust siin? Mäletate selliseid sündmusi nagu, kes juba rohkem kaupleb, see mäletab, et selline asi oli ja mis tol ajal hetkel oli, et kõik teadsid, et Šoti ei lahku Inglismaalt. Lihtsalt oli vaja tekitada mingit liikumist. Ja mis siis oli? Naelas oli tookord selline lugu, et valiti
enne valimisi nael tõusis, ehk siis enne valimisi JVP tõusis, pärast langes. Ehk siis siin on sama asi. Okei. Siin on hetkel toimunud sama lugu, vaadake. Enne valimisi esimene voor tõus. Veel valimise lõpus veel üks tõus. Tegelikult igal asjal on sama liikumine, ehk siis praegult kui enne eur tõus, pärast langus. Nii et sama asi, et ma vaatasin mitte ainult selle Šoti referendumi peal, aga iga sellisel suurel sündmusel ongi niimoodi, et kui kõik terve maailm teab, et midagi ei juhtu ja võidab õige mees, siis ka pärast seda sündmust siis ei tule edasi kasvu, vaid tuleb langus allapoole. Ehk siis panused olid tehtud varem ja siis siin juba tuleb selline vastu liikumine. Vot, et sellist järeldust ma teen siis selle kogemuse pealt ja kaubeldes neid suuri sündmusi varem ka. Selline minu nägemus, et võime siin natukene diskuteerida. Nii, paluks ja ma naela juurde juuan kohe-kohe, et siis kohe-kohe juuan naela juurde. Ehk lihtsalt euro pakkus siin selliseid huvitavaid asju. Siis veel vaadates ühte asja, olge tähelepanelikud, vaadake, kui nüüd tehnika arvestades, et 100 pippi, vaata, kui ta nüüd lõi läbi siit, siis ta liikus 87 pippi. Minu kuldne reegel on järgmine. Tehnikal, vaata, see on pattern, see on 3 nurga pattern, ehk siis 100 pippi kõrgus, siis minu reegel on selline, et kui on 80% läbi löögist tehtud, siis tegelikult kõik see figuur on mängitud, siin oli 87 tehtud, nii et tegelikult see kogu tipp võis ollagi see pühapäevane avamiskoht, see 1.10.15 ja seega kogu liikumine on ära lõppenud ja siit ikkagi samas ma ka ootan seda langust. Nii et vaatame, siin tehnika räägib samamoodi korrektsiooni kasvamistrendist lõpupoole ja kõik asjad hakkavad vist kippuma siia alla ikkagi liikuma. Nüüd vaatame, praegu vihjeajaliselt täna homme ikkagi mina ootan siin seda 1.09. Vaatame, kas ma olen siis õigel teel või mitte, aga ma tegin seda eurograafikut hästi lahti praegu, ma arvan, igalt poolt vaatasime, igalt küljelt ja kõik asjad on siis sellised, et nad viidavad selle peale, et kogu see oh jumal küll, kogu see suur korrektsioon, mis hakkas detsembris pihta, on siin juba lõputeel. Ja ma arvan, et ikkagi 1.12 ei tule. Selline asi. Aga liikumine on raske. Samas siin veel, kui joonistada neid kanaleid, siis umbes nii, et terav selline nurk aga ikkagi sellise trendi kiirendusega, kui nüüd vaadata, see oli trendi kiirendus, siin väljaminek, tagasi langus kanalisse, vaata, selline klassikaline pete, tagasi minek selle kolmnurga sees ja siis vaata, see pühapäevane tipp on samamoodi selles ilusas kanalis, nii et päris palju märke on sellest, et tipp on olemas. Nii et siin ettevaatlikult, et üles on risk, allapoole on riski vähem, nii et seal, kus riski vähem, seal ka tehing lahti.
Nii, nüüd nael. Järgmine huvitav asi on nael. Nii, küsimus oli olnud. Nii, vastan küsimusele. Nii, nael. Nii siis nael. Naelaga on jah selline jama. Esmaspäeval siin, eelmine reede, neljapäev, kolmapäev, teisipäev ja esmaspäev. Nii, et esmaspäeval, kui me saime kokku, see oli, teisipäeval saime kokku. Õigus. Nii, et kohe selle peal oli langus ja soovitus oli siis müüa ja kõik läks meil valesti, et me mõtlesime, et langeb kuskil siia kanti ja siis tegelikult tuli see megatõus, siis tuli uus langus ja asi oli raske liikumine oli, et tegelikult siit koha pealt, kui nüüd edasi vaadata poolega, siis see asi on siis korrektsioon. See asi on siis korrektsioon sellele liikumisele, et siis teeme pulkadega seda asja. Niimoodi. Siis on niimoodi. Siis meil oli, algus oli siit võetud, siis läks siia. Tegelikult, kui nüüd vaadata seda ikkagi siksakilist liikumist, nagu siksaki struktuur on ikkagi selline. Siksaki struktuur on 5, 3, 5. Kui nüüd seda vaadata, siis praegult ikkagi, peatan graafikat, siis siin oli selline viiekas, kolmene ja siis see liikumine, mis siit hakkas pihta, alates 1.23. Ikkagi meil on olemas, vaata, esimene jalg, teine, kolmas, neljas osa ja nüüd me oleme siin lõpu selles lõpu viiendas osas. Vaatame nüüd seda osa siin. Vaatame nüüd seda osa siin, et mis siit saab edasi. Mis siit saab edasi. Olukord on järgmine. Minu meelest, kustutan selle, oota. No nii. Nii, olukord on siis järgmine. Kuna me siin otsustasime uuesti startida ülesse, tegime hetkel siin 160 piipi, siis vaadates kogu neid näitajaid, mis olid sinna tegelikult üles-alla naela, et ikkagi kasvab ja kasvab päris mõnusalt ülesse. Seda ma kustutan ära. Ja nüüd siin on vaadata samamoodi, et tegelikult kuhu see võiks nüüd tõusta. Et see on siis Brexiti langus, korrektsioon, liikumine. Nüüd hakkas see korrektsioon siin pihta 16. jaanuaril, mis on samamoodi väga pikk ja võtab oma suurt aega, siis kuhu see võiks minna? Nüüd on oht selline. Esimene oht on kohe siin tegelikult ja esimene oht on see koht. Otse joon siia. Miks see koht? Sest vaata, langus pärast Brexitit 1.31, siis siin jälle mängiti 1.30.50, 1.30.50, korrektsioon oli siin 1.31.15, mindi jälle, et see koht 1.30.60, noh, umbes see koht pakub sellist suurt siis hetkel, see on siis suur toetuskoht langeva trendi jaoks. Et sama olukord nagu ka euro peal, et siin peab vaatama mitte just lokaalselt liikumist, aga peab nüüd liikuma natukene siia taha.
et selleks, et olla õigel teel, on vaja nüüd natukene rohkem tööd teha, kuna olukord on järjepidevalt siin muutumas raskemaks. Nii, siis 1.30, 60 on see suur toetustsoon, et vaatame nüüd, kui kaugel me sellest oleme. Tegelikult, mul see kogu asi on siin ka pandud siia, see Y osa ja 4. osa. Ma ikkagi ootan, et see langus siin mingi hetk hakkab pihta, aga siin võib olla selline olukord. Vot see asi. Ma nüüd seda asja ei võta nagu tõsiselt see, mis siin toimus. Aga seda nüüd peab ka vaatama seda langust, mis siin toimus kuni 1.11.23, et see low ehk siis see low 1.11.23. Ma nüüd seda ei lugenud siia sisse, aga kui vaadata, siis see võib tekitada veelgi raskemat olukorda, kus võib tekkida järgmine asi. Sest kui nüüd vaadata seda suuremat asja, siis me oleme hetkel 5. kuulaines. Ja nüüd see low 1.11.25 võis olla 5. laine lõpp kuu peal. Ja kui see nii oli, siis tegelikult, kui nüüd seda edasi vaadata, siis tegelikult hetkel on võib-olla juba alternatiiv on järgmine. Ma siis kirjutan seda punaste tähtedega, et siis alternatiiv on järgmine. On käimas alates 11.23 on käimas esimene laine up. See on alternatiivvariant. Kui vaadata seda suuremast perspektiivis, siis see kogu langev trendi hakkas pihta meil 2007, tegi siin ilusa sellise liikumise ja siis tegi siia alla väga hea liikumise, et nüüd see on kõik suured graafikud. Et praegult ikkagi see on alternatiiv selle punasega siin all, et minu meelest kui on esimene up käimas, siis nagunii tuleb see langus siia, et siis nii ja naa see langus siia alla on tulemas, isegi sest kui me vaatame põhivarianti, mis vaatab meil allapoole, siis siin langust on oodata, päris suurt langust on oodata. Kui me vaadata seda alternatiivi, kus on käimas esimene laine üles alates sellest kohast, no mis siin teha, et võib ka selline olukord tekkida, et siin, kuna korrektsioon on väga rasket asja võtnud siin vastu, siis ka see liikumine üles on ka raske. Et siis alternatiiv alla ja põhivariant vaatab ka alla. Ja mõlemad variandid siis ühel hetkel peavad olema meil ühel teel, et siis põhivariant on alla ja siis see alternatiiv on alla, aga teises laines. Ehk siis, kui see langus tuleb ja see tuleb mingi hetk nagunii, et lihtsalt peame nüüd seda hetke ilusti siin ära näha. Minu meelest me võime katsuda seda 1.36 ja minu meelest on selline asi, kui nüüd, ma arvan niimoodi, kui nüüd see alternatiiv variant saab põhivariandiks siis ja ainult siis, kui et alternatiiv muutub põhivariandiks siis, kui ületab 1.30, palju siin on, 1.35.
Siis kogu see lugu siit altpoolt saab juba lugeda nagu põhivariandiks, et kui me ületame seda tippu siin, isegi 1.34.5, et siis kui ta ületab 1.34.5, täna on meil selline raskem webinar, et siin peab vaatama natukene suuremaid ajagraafikuid, aga see ongi huvitav Forexi puhul, et peab arvestama siin mõnikord väga pika timeframe'iga, kuna olukord on keerukas. Nii, siis kui me ületame siis selle asja siin, siis ma arvan, see punane variant hakkab põhivariandiks. Et praegult põhivariant, mis ma vaatan, on alla ja las ta liigub alla. Et miks ma teen niimoodi, et 1.34, kui me ületame, et alati on niimoodi, kui meil on trend alla, viielainiline trend alla, selline, siis trend lõpeb siis ja ainult siis, kui kuu peal me ületame siis 4. laine tippu, ehk siis meie see osa on siin. Et kui me ületame seda asja, siis uus trend läheb siia juba oma teed, aga juba ülesse. Oot selline lugu. Nii et vaatame, et siin veel mänguruumi on olemas. Mis siin juhtub? Vaatame. Nüüd vaatame seda H4 peal või isegi H1 peal. Nii, me kasvasime siin. Me teame, et hetkel on käimas 5. osa siktsakist. On käimas, see on siis 5. osa. Meil on olemas 1, 2, 3, 4. Et on puudu veel üks rünnak siia ülesse, mis võiks just minna selle 1.30 tasemele. Et on puudu väike osa sellest liikumisest veel ülesse. Seda varianti näevad ette ka minu need joonekesed H1 peal, ehk siis MA20 ja MA100. Et nad läksid lahku siin 1.29 peal ja just 1.30-50 toob seda miinimum liikumist, mida nad siin teevad, kui nad ristuvad õieti. Et kui ristumine on õieti läinud ja siin ta on vist, kuna see ründab ülesse väga hästi, see jääb siia alla, nii et nad laienevad, see vahe siin suureneb iga hetk. Ja seega, kui on ristumine õige, kui on ristumine õige, siis liikumine on, nagu te mäletate, no ta oli 180 kuni 250 piipi, aga 150 võib-olla ka. Et kui siit kohast võtta, siis täpselt 1.35, 1.36 on see liikumine arvatavasti lõppemas. Aga selleks, et ta ikkagi sinna läheks, peab vaatama abigraafikut. Et abigraafik on meil siis milline? EUR JBP. Peab seda vaatama. Vaatame seda abigraafikut. Kas on võimalik, et ta liigub nii palju üles? Minu arvates on, aga avame confirmationi jaoks, avame seda EUR JBP graafikut ja siin on käimas minu hull kolmnurk, mis on väga kõver, mida ma ei ole elu sees näinud, aga vaatame, mis see sellest saab. Nii, teeme lahti siis siin seda H4 peal. Aga ei saa teha lahti H4 peal. Peab jällegi vaatama suuremat ajagraafikut. Ja suur ajagraafik on järgmine. Selline. Kui see on mul kolmnurk, siis siin lõpeb nädalate peal ainult 4. osa. Kui see on kolmnurk. Ma nüüd eile vaatasin, mõtlesin, mul võttis pikka aega see mõtlemine.
oli keerukas. See on mitu varianti. Variant 1. Esimene laine, teine laine. 3., 4., 5. Siis see ei ole mingi kolmnurk. Kui see on esimene, teine, see on mingi mega pikendus kolmandas, millesse ma üldse ei usu. Siis 5. tuleb siia ülesse. Samas see oht on täitsa olemas. Kui nüüd väga suurt graafikut vaadata, siis kogu langus hakkas pihta veel 2000 ehk siis 2000 aastat. See aasta ma isegi ei kaubelnud veel. Mina tulin turule, kui oli aasta 2002. Nii et kui nüüd suuremat asja vaadata, siis otse loomulikult on näha, et see on 3. See on mingi megakorrektsioon. Nüüd hakkas pihta veel üks kasv. Kui nüüd seda varianti vaadata, siis siin on täitsa uskumatu, et see on 5. on tulemas siia. Kui nüüd see 5. on tulemas siia, siis naelust langeb väga kõvasti. Ja läheb sellest, kui nüüd see variant jääb ellu, siis otse loomulikult naelust langeb allapoole sellest 1.11.32 tasemest, et kus ta nüüd oli meil. Sellest tasemest läheb alla, kui selline variant läheb ellu. Ehk siis, aga vaatame seda lokaalselt. Meil on vaja praegult aru saada, kas saab JBP ust kasvata 1.30-60 peale või mitte. Minu meelest ei saa. Kui nüüd seda asja siin vaadata, siis lokaalselt on see asi suunatud siia ülesse. Ehk siis nael nõrgeneb. Kusjuures praegult on olukord järgmine, nael kasvab. Aga minu meelest, kui nüüd seda lokaalselt kanalit joonistada siia, ta on just seda läbilööki ei võta arvesse, et just praegult on viimane hetk, kus saab osta ilusti seda euronaela väga lühikese stopiga, isegi 84-50 piisab selle jaoks ja minna siia kanaliga kaasa kuni 85-50 ehk siis päris okei liikumine. Kui ta nüüd nii läheb, siis 1.30-60 jääb ära. Kui on punane variant alles, siis 1.30-50 jääb ära. Kui langeme sellest kanalist välja, siis on 1.30 ehk mis meil on vaja? Jälgime seda paari ja siis otsustame, kas läheb naelust ülesse või mitte. Et siis meil on vaja eur JBP kanalist välja allapoole. Siis JBP ust on minemas 1.30-50 peale. Nii oleks õige. Nii oleks õige. Selline huvitav ja raske analüüs on täna. Aga mis teha? Forex pakub meile väljakutseid. Niisiis, selline lugu. Ja nüüd ma arvan, kõik teid huvitab. Okei, teeme lihtsama nüüd. Kus on kõik lihtne? Kõik lihtne on ustieni peal. See suur ja mingi mega korrektsioon lõppes ära. Hakkas ilus trend ülesse. Kuidagi
hakkas pihta ilus selline kasvav trend ülesse ja selles trendis, selles stardilaines, selles esimeses päevalaines on puudu veel üks liikumine väike üles. Et ma ootan circa siin seda, võtan siis H4 värvi lahti ja ootan siit 113.5, ei 113.3, 113.5. Seda ma ootan. Pärast seda ma ootan korrektsioonilist liikumist siia, et siis plaan on järgmine, liigub siin natukene veel üles ja siis teeb siin, ma arvan, et 30-40% korrektsiooni teeb. 30-40% korrektsioonist teeb ja siis hakkab see ilus kasv. No see on selline pikaajaline asi, et ma arvan, et kuna see kasvab siin aeglaselt, üks nädal, teine ja kolmas, see kuu aega kasvab, siis siin poolteist nädalat mängib meiega ja siis jälle hakkab pikalt kasvama, et plaan on siis järgmine. Kuna asi on kasvavas trendis, siis buy on H4 dips ehk siis siin ja siis kaubelda saaks niimoodi, et praegult siis teeb korrektsiooni siia, näiteks teeb siia korrektsiooni alla, siis H4 peale ostsid, alati paned take profit'i eelmisest maksimumist ülespoole, siis lähed siin kuskil välja, jälle hakkab korrektsioon pihta, jälle ostad ja jälle paned take profit'i sellest eelmisest tipust ülespoole. Et ma arvan, et mitte keegi ei osta siin ja siis hakkab terve kuu aega ootama, et mis sealt hakkab toimuma. Et ma arvan, et siin lokaalselt saab niimoodi mängida, et osta allpool, eelmisest maksimumist ülespool take profit, korrektsioon, jälle üritad ostu, jälle üritad siis eelmisest maksimumist ülespool kinni panna ja niimoodi siin lokaalselt mängid seda kasvavat asja siia üles. Et see graafik on hetkel selline kõige lihtsam graafik, mis saab olla selline, see on selline selge graafik, et ilusti liigub, vaata esimene laine siin teeb juba, 500 pippi on juba teinud, et tegelikult päris magus selline liikumine on juba toimunud. Nii et vaatame, mis siit ka edasi saab. Selline lugu. Tusti jeeniga on olukord selge, et samamoodi siin eurojeen tegi väga palju liikumisi. No ja eurojeen lõpuks ometi ületas seda 123 tasemet, et mäletate, ma siin pakkusin, et läheb edasi, siis selle peal pakkusin, aga korrektsioon läks edasi alla ja niimoodi see oli. Et siin ilus selline mudel, küünlamudel on tekkinud siia. Siia on tekkinud selline ilus küünlamudel, ehk siis ka selline uptrend, selline free white soldiers. Et võib seda ka siin kasutada, et pärast seda, kui on tekkinud siis 3 valget sõdurit, siis läheb natsa alla ja siis läheb edasi oma teed üles. Ja vaatame, mis sellest saab. Naeljeen on samamoodi suunatud ülesse nüüd. Kogu trend on siit alanud ilusti ülesse, siis oli see pikaajaline korrektsioon ja siis ma arvan samamoodi siin on ülesse suunatud. Jeeniga on siis sellised lood. Nii, eurojeen ja GBP edasine käik ülesse. Aga kui me nüüd vaatame GBP jeeni, kui keegi üritab siit täna ostu teha, stop lossidega on
mega probleemid. Lihtsalt super probleem on stop-lossiga, sest no stop-lossiga on suur probleem. Seda lihtsalt ei saa kuskile panna. Seda lihtsalt ei saa kuskile panna. Ma siin istun praegult ja mõtlen, see läheb üles, see on kindel asi, et otse loomulikult läheme siit ka edaspidi üles, kuna ust jeen on meil see põhinäitaja, mis näitab meile seda jeeni suunda ja seal ta näitab üles, nii et ka igal pool teiste paaride peal on oodata samad liikumist. Et siis üles, aga osta ei saa. Kui sa praegu ostad, siis sa pead olema nõus ostma kuskil näiteks paarsada pippi veel allpool või isegi 300 pippi või 400 pippi allpool. Et siin saab lihtsalt nüüd ainult vaadata, kuidas see asi kasvab edasi. Ja okei, need, kes armastavad adrenaliini ja kes ei karda mingit 200-400 pipilist miinust ekraani peal, need võivad siin teha kamikaze ostu ja siis olema nõus siin veel juurde ostma ja siis koguma seda tehingute mahtu ja siis suure mahuga juba liikuda sinna ülespoole. Sama lugu on ka eurojeenil. Sama lugu. Väga suur liikumine, väga järsk liikumine üles ja stop-lossiga on sama probleem. Seda lihtsalt ei ole kuskile panna. 120, noh, räägin tõtt, kuna ma tahan siin. Et suured probleemid stop-lossidega. Kui läheb edasi üles siit, siis lihtsalt vaatad, kuidas ta läheb, kasvab ja meie jaoks on vaja saada siia vähemalt mingisugune korrektsioon sisse, mingisugune, mis annab meile vähemalt mingisugust võimalust siis sisse minna kuskil selle korrektsiooni lõpus, et vähemalt siis arvestada sellega, et on alanud korrektsioon, mis annab võimaluse sisse minekuks, siis vähemalt see stop-lossi suurus väheneb, ehk siis mis meil on vaja sisenemiseks, et siis on vaja korrektsiooni vähemalt H4 peal. Siis stop-loss on palju väiksem kui praegu. Et siis kaks sellist lihtsat asja. Kui seda ei toimu ja asi siit otsustab edasi minna, no siis jällegi, kes armastab riski, võib proovida sisse minna. Samas iga hetk siin see korrektsioon võib alada ja sa oma tehinguga jääd istuma siin nädal, 2 nädalat. On sul seda vaja? Sa siis ise otsustad. Minu arvates see pole vajalik. Olukord ongi järgmine, et väga raske on siin praegult ilusat tehingut üles leida peale seda ustjeeni. Nii siis, no vaatame siis lõpuks, vaatame naftat. Seal mul läks kõik ühte kohta ja läkski lihtsalt ühte kohta. Ma siin eile ümber joonistasin kõik. See oli siis Trump, aitäh sulle, kui sa siin 4. mail ütlesid, et mis ta seal ütles, ma juba ei mäleta, aga aitäh sulle, Trump, selle eest, et nafta hakkas kukkuma, isegi siit hakkas kuhtuma, et see oli siis Trumpi sõnad, et Trumpi sõnade peal lihtsalt $5 allapoole. Väga kena liikumine. Et nüüd naftaga on järgmine olukord. Ma sellega praegult ei kauple, kuna ma sain
meeletu palju stop-losse, mul oli avatud päris mitu tehingut ja ma sain üle 100 pippiliseid losse igal tehingu peal. See oli valus. Nii et ma nüüd ei teagi, ma nüüd mõtlen. Ma mõtlesin, et see 27.68 oli trendilõpp. Nüüd sellest 27.28 meil hakkas pihta selline ilus selline liikumine, oli viielaineline, kõik oli okei. Siis oli korrektsioon, siis oli osade kaupa liikusime veel. Siis see oli see 53.5, millest ma mõtlesin, et me saame, siis see 2 kuud ei saanud. Võib-olla, et kogu see liikumine tegelikult oli korrektsiooniline liikumine kuni 53 ja nüüd on alanud uus trend siia alla, mida ma eriti näha ei tahaks, aga kuna see liikumine on selline kõver liikumine, siis need plaanid, mis mul olid, mis olid suunatud 55-60 taseme peale, nendega on siis kõik, et done. Hetkeseis ei anna meile mingit võimalust ülesse minna, et see struktuur on siis järgmine. Struktuur on siis selline, et kogu korrektsioon on ja kogu see langev asi, kogu see langev trend, mis siin oli alanud, see jätkab oma teed edasi. Et mina ei näe siin mingit võimalust, et pärast sellist kõverat liikumist kasvaks veel siia üles, ainult kui siin on mingi siksaki liikumine siia üles. Teistel variantidel ma hetkel näen ainult siis sellist langust allapool. Aga siin on üks suur aga ja see aga on siis järgmine. Aga on siis järgmine, et Trump, Süüria, Venemaa, siis on siis siia lisanud, mis veel on siia lisanud, siis on see Põhja-Korea demokraatika, see KNDR, mis ta on Põhja-Koreas ja siis Hiina. Et siis aga on väga suur. Igalt poolt, kui keegi midagi ütleb siin, kui näiteks need hiinlased ei taha müüa siia naftat, kui Süürias midagi läheb, kui Trump jälle ütleb, et Ameerika firmad hakkame pumpama naftat välja oma sealt nendest reservuaaridest, midagi sellist, et kõik see hakkab siin suurt rolli praegu mängima ja see liikumine on lihtsalt uskumatu. Siin vaata alla 300 pippi, siis üles 300 pippi. Lihtsalt peab olema suur rahakott selleks, et taluda neid liikumisi siin praegu. Minu meelest hoian ennast eemale sellest naftast praegult. Nii, üstkäed on palju tõusnud, mis arengud edasi võiks olla. No okei, nii, oota, tere, kas saaks hiljem salvestust? Jaa, saab küll. Alati YouTube'is on kõik väljas. Nii, üstkäed siis viimane paar ja siis seal keegi meil järgmine alustab seda webinari inglise keeles. Nii, uistkäed, vaatasin seda ka, aga nagu alati panin seda kinni, sest mina teen seal. No näete, vaata, millest oli mul juttu siin just 5 minutit tagasi, et meeletu tõus. Ja siis vaata, langus 150 pippi lihtsalt, et meeletu tõus oli meil kus eurojeenil, naeljeenil ja ma hoiatasin teid, et võib iga hetk tulla selline korrektsioon. Kui sa ei talu sellist suurt korrektsiooni, siis sisse minna ei saa. Nüüd vaata nüüd, uistkäedil toimus juba nagu
esimene langus just toimus, mis on väga hea. Aga kui on toimunud selline langus, siis avame seda suuremal graafiku peal. No mis me siit saame vaadata? Oi. Alla. Ma pakun alla. Ustkäed läheb alla. Ma isegi edasi analüüsi ei tee, sest on tekkinud minu lemmikküünal. Ehk siis ma annan 80% tõenäost, et see nädal ja järgmine nädal ja võib-olla isegi ülejärgmine nädal toimub langus. Miks? Sest siia on tekkinud haamer. Reversal candle. Reversal candle on tekkinud ja see on tekkinud weekly peal. Ehk siis, kui selline reversal on tekkinud, siis mina annan 80% võimalust. See on siis selle küünla tõenäosus alla. Ehk siis, kas kohe praegult või siis sa ise otsustad, et minu meelest ma oleksin teinud niimoodi. Ma oleks kohe praegult läinud alla ja kuskilt siit veel ja kogu stop loss, nagu teooria näeb ette, kogu stop loss on siis selle tipu peal, eelmise nädala tipu peal. Siis stop loss on siis, sel on siis eilse nädala maks. Selline lugu. Edasisena areng on siis allapoole. Ustjeen on päris selge ja ustkäed on selge. Saab proovida. Niisiis, kui küsimusi... Nüüd saate, küsige veel mingi küsimus. Ja siis lähme laiali järgmise esmaspäevani. Täna hakkab profikoolitus, kes ei ole kirja ennast pannud, see võiks kirja ennast panna, et mõned kohad on veel vabad. Nii, aga kui küsimusi pole, siis ustjeen, ustkäed, ustintressi tõusu ootused. Okei, ma arvan, et kuskil juulikuus. Mitte vanem. Et selline minu arvates see 4 tõusuline kampaania või mis ta oli seal, ma ei tea, see aasta, et need ootused vist ikkagi ei pea paika. Ma arvan, et siin mingi üks tõuse see aasta tuleb, et mitte rohkem. See on minu selline nägemus, aga nagu alati tuleb suur mäng siis nende intressi tõstate peal, nende uudiste peal, aga praegult see intressimäng ei ole põhiteema, seega vaatame, mis siin lähitulevikus saab, et suveni on aega, ma arvan, et juulini, augustini on aega otse loomulikult. Vot sellised on mõtted. Nii et tänaseks siis kõik ja edu teile. Järgmise esmaspäevani. Kes õhtul tuleb kursustele, koolitusele, neid näen siis õhtul.